Ehk siis sellepärast nagu, see on täpselt seesama, et tark ei torma ja 7 korda mõõda ja 1 kord lõika ja kõik need sellised targad ütlused on. Nii, kuhu ma nüüd jäin? Ühesõnaga, kui nüüd see kast on valmis, et siis ongi nagu sinu otsustada, et kas sa jätad selle kasti nagu komposti laagerduma, näiteks kuni mis iganes ajaks, ja siis jääbki ta sinna või siis sa ütledki, et okei, et ma tahan sinna proovida näiteks panna kas või tomateid minu pärast või kurki või kapsast või mida iganes, mida sa saad siis istutada. Siis teed sinna selle augu, korralik mulč sisse ja ainult siis, kui tulevad nüüd sellised kuumaperioodid, ütleme juulis-augustis, on võib-olla vajadus seda kasti kasta, et siis sa seda nagu näed, eks ju. Et see on nüüd selle esimese aasta häda, et see süsteem nagu pole veel toiminud, seal ei ole piisavalt niiskust ja sellepärast öeldakse ka seda, et neid kaste võib kasta, kui need tehakse. Seda kuiva, näiteks seda põhukihti võib kasta, kui sul on kuskilt võtta voolik ja saad, ütleme, või see vihmavesi kogutud. Et see nagu tagab selle, et see kast võib-olla ei kuiva sul kohe läbi, eriti siis, kui sa ei saa iga päev ka nagu kohal käia või näiteks vahepeal oled kuskil linnas tööl ja sa ei näegi oma seda aeda. Et siis on selline variant võimalik. Nii. Ehk siis see on nüüd selline teema nende kastidega või ütleme lihtsalt selliste kompostpeenardega. Nüüd teine tüüp on siis kõik see, kuhu me külvame. Et ärge nüüd tõesti arvake, et sinna kasti saab kuskile põhu või selle sisse mingit porgandit külvata. Ei saa. Et selleks siis oleks ikkagi hea, kui sul on mingisugune maa, mida sa saad nagu harida ja kuhu sa siis saad tehagi omale tilli ja porgandi ja punapeedi ja nii edasi. Seal on ka nagu mitu varianti, et mina ikkagi soovitan, et kui sul on täiesti söödismaa, nagu siin on Tiial hästi üks jupp, mida või pärast minna vaatama, nagu eeskujuks võtta, siis seda reaalselt sügisel künda, kevadel ka veel kultiveerida, et võimalikult palju saaks traktoriga seda tööd ära teha, mis sa pärast pead nagunii tegema. Sest et seal nagu sellise ainult katmisega ikka väga tihti ei piisa. Ja siis sa seda teed niisuguse väikese ala, mida sa jõuad vajadusel mingisuguse mullahargiga läbi siblida ja need juuri välja võtta. Ja siis on variant, et sa teed sinna peenrad, aga sa ei tee neid kitsaid vagusid, vaid laiad peenrad. Ütleme kuskil 1,20 m on nagu see maksimumlaius. Ja vahekäigud ka laiad. Et miks lai peenar on parem, mis te arvate, kui kitsas vagu? No just, eks ju. Ja ta juba on nagu juba on sul võimalus sinna panna rohkem taimi. Sa ei pane eladeski ühte rida niimoodi sinna nagu, ma ei tea, porgandit. Sa paned sinna juba rohkem taimi kokku. Et seda ma räägin natuke veel laiemat, kui ma neist taimedest räägin. Ehk siis, et sa teed laiad vaod ja vahekäigud ka laiad, et sa saad selle käruga saad liikuda mõnusasti ja sul ongi nagu seal vahekäigus ka ruumi selle multsi jaoks veel, eks ju ka. Ja siis sa hakkad seda peenramajandust katma. Ja katad siis niimoodi, et kui sa näiteks külvad porgandit, siis külvad porgandi enne ära. Kui ta on üles tõusnud, ütleme juba kuskil nii suur, siis hakkad sinna järjest seda katet nagu lähemale sinna panema. Et porgand ei tule läbi sellisest, juba sellisest kattest, ta lihtsalt nagu ei suuda sealt läbi murda. Ehk siis mõistlikum on... Ei tule isegi kõvemast mullast läbi. Just ongi. Ehk siis pigem on alati nagu mõistlik nagu niimoodi ka mõelda, et mis siis nagu võiks tulla läbi multsi, mis mitte, aga kõige kindlam on teha omale üks puhas, siuke külviala, ära külvata, vahekäigus võib korraga ära multsida ja kui asjad on üles tõusnud, siis niimoodi ära multsida, nii võimalikult siis taime lähedale, kui siis võimalik on. Ja nüüd selleks multsiks, mis sul läheb sinna külvialasse, võid sa võtta käiku kõik sellise peenema kraami, mis näeb ka sellisel nagu esteetilisem välja, öeldakse kosmeetiline kiht, ehk siis näiteks seesama hakkepuit. Ja sellest hakkepuidust võib teha täitsa eraldi loengu, et kui sul on võimalik saada värsketest võsa, ütleme lepavõsa, pajuvõsa, nendest tehtud haket, mis iganes siis võib-olla suuremad jupid ka, see on nüüd üks parimaid mulla parandamise materjale. Mitte põhk ega lehed. Kuidas selline kasvama saab? See. Ei, vaata, ma saadan selle pangi ringi. Vaata, kuidas see reaalselt kasvama saab minna. Oksapurustajaga tehtud, jah. Et selline näiteks on külvialade kate, seda ei raiska kuskile kasti mingiks vahekihiks. Ja seda võib ka niimoodi siis teha, et tehakski talgute korrast näiteks, võetakse suurem hunnik võsa ette, kellel on see purustaja olemas. Et see on pikk töö, see ei ole väga lihtne. Just, et saab rentida. Ja üks variant on muidugi see, et need suured purustajad, kus vaata metsa lõigatakse,
et seal ikka tuleb meeletult nagu haket tehakse ka. Seal võib olla... Käinud kuskilt pärast metsatööd korjamas. Ise tegi, Seal on ikka ise tegi. Aga kas keegi on purustajat kasutanud, et milline tasub osta? Ma tükk aega mõtlen ja uurin. Osad on 100 pluss eurot, teised on 500. Et kas see odav vajab ka asja ära? Või kuidas? No soovitan rentida. Ma töötan Graamos, me rendime bensiinimootri. Vabandust, ma lihtsalt praegu äkki on kasumlik. Võru Graamo või kuskil mujal? Meil on praegu Põlva-osakonnas, aga me liigutame. Et kui näiteks Võrru vaja, siis saab tellida. Kui sa tahad seda rentida, siis on kõik juba välja renditud. Jaa, ega praegu on hooaeg. Kui tuleb nagu kogu aeg natuke, siis ei ole ju point. Kas sa tahad ainult endale või on sul nagu paarilisi, siis meil on pere peale ja meil on mitmed Jah, kamba peale tasub. Kas seda võib siis kuivalt panna peale? Mis mõttes kuiva? Nii nagu ta Nii on, nagu ta märg. on, absoluutselt. Ja sellega ma soovitan kindlasti värske, et ei ole mõtet teha, et sügise võtan võsa maha, kevadel hakkan purustama. Esiteks see lõhub, need terad teeb nüridaks. Ja teiseks, vaata, kui sa mõtled, et mis asi on see puuoks, seal on ju olemas koor. Mis asi on koor, see on mineraalained, eks ju. Et see on see, mida me mulda tahame, et seda igal juhul kasutada. Ja aga jah, võimalikult värskelt seda panna. Aga üks küsimus, see männikoore multš ei sobi või? No see sobib kododendritele ja see pannaksegi nendele happelist mulda vaja. Aga poes ei ole neid lehtpuid. Seda muidugi poes ei ole. Siis seda ei kasuta, mida ei ole. Lõikad õunapuu oksi ja lased kohe See on nagu põhiline, et kasutage seda, mida teil on. Ma pean rentima teilt puhut. Ja tegelikult sellise nagu tegemine on ka omaette töö, kui sa pead seda hakkama seda tegema, et kas sa tahad seda sellist tööd teha ja kas sul, kas sa, sest see on juba ressurss, mida sa hakkad nagu kulutama, et kas see on enam permakultuur, kui sa hakkad ostma mingit mitmetuhandesi masinaid ja kulutama mingeid päevi ja tunde, et toota oma permapeenra jaoks sellist haket. No ma ütlengi, et seda perma sellise suurde kasti ma ei paneks, aga ma paneks seda siis, kui sul ongi selline raske savimuld, et sul on vaja mulda parandada ja et ma igal juhul ma eelistaksin seda näiteks sellele suure põllu põhule. Oota, ma korraks ütlen selle masina kohta ka veel niimoodi, et me oma kogukonnas näiteks tegime sellise asja, et me tegime projekti ja me tellisime lausa Hollandist niisuguse nagu poolprofi masina, mis maksis umbes 5000 €, aga me tegime 5 pere peale kokku. Sest et meil on seda võsa palju, et seal nagu hakkab mitu asja mängima, et sa saad nagu mitu sellist vajadust ära katta, et sul seda võsa ei tuleks nii palju, et sa hooldad seda, on ju, et see võsa ei jääks vedelema, vaid sa saad siis sellega ära teha ja oma muldasid parandada, sest meil on ka seal väga viletsate muldadega kogu see küti juurde. Kamba peale on see mõistlik. Et üksi... Võtate siis põhimõtteliselt, kui praegu, ütleme, et nad talvel tegime haket kõvasti, on ju karjamaid puhtaks, kui täna lähed, kui nad on kõik selle nüüd ära hakkinud, need suured masinad, põhimõtteliselt lähen lihtsalt korjan selle lehkud ja selle ära ja sellega ma saan ju täitsa oma mingisugust siis, kus ma hädas olen mingi loomadega, kus nad savi peal seal sisse vajuvad kevadel seda katta, et tegelikult sinna saab siis panna mingi... Ja see näiteks, kui sul ongi nüüd variant teha seda suures koguses. Ja no mul ikka väga suurtes kogustes tegime praegu. On mingi suur masin. No praegu tahaks teha karjama. Aga siis, kui sa selle nagu ära perramultsid ja tahad sinna nagu midagi kas istutada või külvata, kas siis teed nagu mingi maosid? Jah, et kui sul on nüüd niimoodi, et sul on see ära olnud multsitud, siis sa lihtsalt tõmbad selle, vaata kui lihtne, seda ju ühelt poolt, teiselt poolt nagu eemale võtta. Nii ka tehakse, et tehakse see vagu ja vaata üks asi, mida peab nüüd teadma, oletame, et sa oled sügisel katnud selle külvijala ära, sest tõesti ta hoiab ikkagi seda ka tagasi, et umbrohi kohe ei tule, siis see kevadel on natuke külmem. Ta isegi teinekord sulab aeglasemalt lahti, ta hoiab seda külma ja niiskust ka. Siis sa tõmbad ta rehaga, näiteks kui su väga suur ala ei ole, tõmbad selle rehaga oma peenarded üldse eemale, külvad ära, asetan nagu soojeneda ja siis paned tagasi. Et see hakkab siis nagu kõige paremini tööle, kui on see südasuvi.
kui on väga kuum, on ju. Ja kui sul on täpselt selline ala nagu siin Tiial, mis kuivab nii kokku, et ma ei tea, kas mina suvel, kuna ma ümber oma aiamaa, mul on siin heinamaa, ma ei niida seda enne, kui kuskil keset suve, siis kui taimed on juba suuremad ja mul ongi nagu suures koguses vaja mingit sellist materjali, millega katta oma seda peenravahesid. Ja siis ma niidan selle maha ja seal on teine hea asi veel. Selle sama heinamaa peal kasvavad kõik need kasurid. On kasurputukad, kasurid, kahjurid ja kasurid on ju. Et kui igasugused elukad, kes tahavad mu saaki nahka pista, on nii olemas, seda ei tasu üldse lootagi, et neid ei ole. Siis alguses on taimed nii väiksed, et neil ei ole siin midagi süüa ja siis nad kasvavad, need kasurid seal heinamaa peal ja kui ma selle heina siis maha niidan, siis nad kolivad mu aeda. Sest mul on juba süüa ka seal neid igast putukaid ja satikaid. Küll nad jagus igal ja siis ma saangi nagu ära katta, mitte muidugi kõik oma aeda, aga mingi osa just selle heinaga, mis ma maha niidan. Aga seemnet jällegi. Ma ei viitsi nende seemnete peal üldse mõelda. Need on niikuinii igal pool olemas. Need on lehma sita sees ka olemas. Ma ei või siis mitte midagi, siis ma pean asfaldi siia panema. Sa kasutad siis värsket niidet heina multsina? Jah, värsket heina. Kui sa seda niidad seal keset suve, kas sa siis niidad seda murutraktoriga, mis teeb selle heina peeneks või teine asi, näiteks kui ma vikatiga mul on mõlemat pidi. Et kas sa multsina kasutad seda vikakõõrt ka või? Ma olen mõlemat pidi. Olen murutraktoriga niitnud, mis nagu rohkem lõhub teda ära. Ja olen ka, mingites kohtades niidan ka vikatiga ja panen kõik läheb. Vikatiga seda pikka heina veel eriti mõnus panna, seda saad niimoodi. Aga siis peenra vahele paned multsiks seda? Kõik, taimede ümber ka. On mõned taimed, et sa ei tohi nagu taime juurt või seda juurekaela või nagu ära paksult katta, et ta võib mädanema minna, et sa pead mingi õhuruumi jätma taimele. Aga põhimõtteliselt nii palju, kui vähegi saan, katan ära. Jah, et sellepärast just tasubki nagu vaadata ka, et see, kus sa nüüd oma aeda teed, et väga hea, kui seal on sellist niiduala ka. Et mina olen ka lõpuks seda teed, et mul on ka see kogujaga muruniiduk, nagunii sa pead, eks ju, midagi niitma. Et siis see muruniiduk kogujaga on eriti tänuväärne. See on ainult läheb sulle katteks. Seda ei raiska mitte kuhugi mujale. Ja selle niiduheinaga võib veel ka niimoodi teha, kellel on suured alad. Mul endal on ka väga palju seda niiduheina. Ma teen nendega nagu järgmiste aastate peenarde aluseid. Ehk siis ma niidan nagu kogu aeg samasse kohta. Ma isegi teen nagu vaaluga. Niidan, tuleb ühele poole vaal ja teisele poole vaal. Et selle vaalu isegi väga kokku ei korjata. Ongi nagu peenra alus. Et niimoodi võib ka teha. Ehk siis see heina on ka hästi tänuväärne nagu materjal. Nii, ja nüüd kui rääkida, ütleme siis veel sellest ka, et mis veel tegelikult see katte teemasse puutub, siis taimed ise loomulikult katavad. Et kui sa näiteks tead, mis taimi sul seal leidub, siis tegelikult a la teeleht, sellised nagu umbrohud, kahjurid jälle. Siis tegelikult need võivad olla väga kasulikud. Et kui sa vaatad nüüd tõesti selle pilguga, mis juba kõlbab su seal maa peal süüa, siis võilill, eks ju, naat, teeleht, isegi orasheina juur on väga kasulik, kes jõuaks seda puhastada küll, aga et enamus neid taimi, mis meile tulevad sinna maale või juba on täiesti söödavad, et me võib-olla peaks üldse alustama sellest, et kõigepealt õpime neid kasutama, mis seal juba kasvab. Ja väga tihti näiteks ka, kui sul on selline raske savimuld, siis need taimed, mis seal on näiteks sellist tüüpi nagu ohakas ja osi, mis tegelikult tulevad selleks sinna, et lõhkuda oma juurtega neid selliseid känkraid, et tegelikult on nad pioneertaimed, mis on nagu abistavad meid. Et sellisel juhul ma isegi nagu ei kaevaks neid välja, vaid ma lihtsalt lõikaks neid maha või niidaks maha ja jällegi see rohemass läheb multsiks. Siis ma kindlasti tooks ühe esimese taimena aeda varemerohu, kui on tegemist raskete maadega. Kõik need taimed, mis kasvatavad palju lehemassi, ehk siis põhimõte võiks olla ka see, et seesama biomass, mida sa vajad, kas katmiseks või täitmiseks, tuleks võimalikult palju su aiast. Et sa ei peaks minema väljaspoole oma süsteemi, et tuua seda, mis sul vaja on. Et väga paljud taimed ju tegelikult näiteks mais on üks niisugune, mis Tiia ka on kasvatanud. Jällegi aitab seda mulda vabestada,
on söödav, pluss see, et sa saad sealt tohutu biomassi. Päevalill jällegi samamoodi. Ta võib sul olla nagu mingi hekk, tuulekaitse, mis iganes ja lõpuks sa saad kogu selle massi panna kusagile peenra põhja või katteks või mida iganes. Palgid, kuhu sul need palgid? Palgid või? Need päevalille palgid. Ja kusjuures näiteks me oleme proovinud ka selle oma suure hakkepuidumasinaga lasta neid päevalille ja maapirnivarsi läbi hakkepuidumasina. Ja sealt tuli väga huvitav siuke nagu siuke hake, mis imas tohutu palju niiskust. Nii et isegi seda oleme proovinud. Mehhikos nad kasutavad seda allapanuks, hakivad samamoodi ära kõik. Väga targad. Mehhikost on väga palju õppida. Aga kuidas need hakivad on teada? Ei, me on hakkemasinad, sellist traktorile käib taha ja lasevad kõik tõsiti. Šakiravvaga. Ise oma oksine osakääriga. Rohu Excel. Ja ma arvan, et see oli mingi bändaga või Küll vanasti. Kapsa selle rauaga. hobesega. Midagi võiks ju olla. Meie tegime tegelikult, me tegime loomadele mingit siukest rohemassi peeneks, aga see oli juba elektriga mingi siuke, põhimõtteliselt nagu siuke nugadega nagu hakkab ära. Ja see läks siis loomadele kõrgi sisse, et põhimõtteliselt. Aga see ei olnud vanasti. See ei olnud vanasti, jah. Käärid ei olnud ka vanasti. Kääre ei olnud vanasti. Aga kus lambaid lübati, siis ikka midagi oli lambarauadel. Oleneb kui vana. Ega neid lambaid, millal siis neid lambaidki kasvatama hakati? Aino jah. Tukis ka ei olnud. Ja tegelikult ongi, vaata häda, mis see häda ongi, kui sa hakkad näiteks mõtlema, et ma teen nagu mingit intuitiivset aeda. Mis sul on võtta eeskujuks? See klassikaline vanaaed, sirgete vagudega, kus nagu hommikust õhtuni kõblati. Sa küsisid, et miks selle heina ära peab viima. Vanam oli nii kuri, pead. Ma pead viima, sa ka pead. Minu mamma pani küll peenra vahele kõik umbes. Tema oli sul siis targem mamma. Aga enamus ma ütlen, ma olen nii tihti teinud, meil on väiksemad grupid nagu sellist AA-ringi, et kõik räägivad oma traumad ära, eks. Jah, kellel hullem olukord. Ja siis sellepärast tulevadki kõik seda permakultuuri kuulama, et siin justkui nagu ei peaks tööd tegema. Siin on teistsugune töö, aga siin on vähemalt nagu mõtestatud töö. Vabanduseks võib öelda. Ja pikemaajaliselt. Jah, absoluutselt. See ei saa 1 aasta, see on 100 aastat. See ongi nagu selle võlu. No väga paljuski on ikkagi, sa alguses ka rääkisid sellest samast, et kuidas see esteetiline. See esteetika on puhtalt meie endale kasvatatud, et kui te võtate ükskõik millise ajakirja, siis ja kaunim kodu, see on ikkagi miuke maniküüri-käärid. Et see on enda peas kinni puhtalt, sest mina olen ikka puhta perfektsionisti perekonnas üles kasvanud, et see on ikkagi nüüd aastate pikkune töö, et ma suudan selline asi siin, et ma suudan sellist asja siin oma aias teha. Et seda vaikselt. Aga aiandusajakirjad on väga head, nendest saab kotte punuda, nendest saab punuda vaipu, nendest saab punuda igasugust asja, aga lugeda neid ei ole mõtet. Jätke nad rahule. Näiteks, kui me tõesti mõtleme ka nendest aiatüüpidest, korraks rääkides, siis tegelikult kõige esimene müütiline aeg on meil ju see Eedeni aeg. Kas te arvate, et seal siis olid niimoodi, et olid sirged vaod ja nii edasi? Seal võiski olla nagu selline permakultuurne, siis mõttes, et toidusalu. Ja kuidagi huvitaval kombel juhtus siis niimoodi, et me oleme kõik selle vastupidi pööranud, et me kogu aeg võitleme looduse vastu, et me liigitame umbrohud ja kasulikud taimed ja need kahjurid ja nagu kasurid on ju, aga tegelikult see on kõik täiesti nagu inimese ja hästi tihti ma jõuan ka sinna muideks, kui me naistega enamasti räägime, et naised tahaksid teha selliseid vabas vormis nagu alasid, ümmargusi asju niimoodi. Ja kui tihti mulle öeldakse, aga mul mees ei luba, et tema tahab teha sirgeid teid ja kaste ja ma pean nüüd minema koju mehele rääkima. Või siis on see variant, et ma sain mehe kaasa, äkki kuidagi ta siis hakkab nüüd mulle lubama tegema ümmargusi mingeid asju. Mees tahab, et niita saaks sirgeid. Ei, aga seal on ka ju põhjus, et sealt samast Eedeni aiast on see põhjus, et see vili anti ikkagi naise poolt sellele mehele, see õunakene. Nii et sealt on põhjused on samas aias.
no olgu nad kus tahes, aga igal juhul on meil nüüd nagu võimalus natuke nagu mõelda, enne kui me hakkame nagu kõike ümber tegema ja omale hullult palju vaeva sellega nägema. Ma tahaks veel lõpetuseks rääkida nüüd sellest ka, et kui meil on nüüd see külviala ja kõik on nagu olemas, et mis taimi me võiksime omale aeda tuua, mis ka tegelikult ise katavad ja mida me saame kasutada ka nagu multsina, no selle biomassina on ju. Et kõige tüüpilisem, mis te pakute, mis võiks olla, ütleme, kui sa külvad ja porgandid ja hernest ja ma ei tea, mida sa võiks sinna vahele veel külvata ja tuua? Sinep oli. Vesiliile. Tuukasu sesi. Mais on natuke veel eraldi, aga lihtsamad kui mais. Keerispea on ka juba natuke liiga keerukas. Rukkilill, No, saialill. Just, näiteks saialill. Miks saialill? vahele külbub said. No, sa võid panna vahekäiku. ei kiila. Miks laske saialill ammust närida endal kett. Siis vaata, siin sa võid alati ka mõelda, et permakultuuris üritatakse niimoodi teha, et võimalikult palju oleks nagu kasu sellest taimest. Saialill kui, eks ju, ravimtaim, kui toidutaim, aga kui ülihea multsitaim ka. Talle sobib see ala, ta hakkab vohama, sa lihtsalt võtad, lõikad ta maha ja multsid temaga seda ala. Ja siis saialill, tõesti lõpuks ongi see, et ta katab sul seda maad nii hästi, et sa ei pane koos teda porgandiga, vaid paned sinna vahele või sinna peenra äärde, on ju. Ja kui sul on lai peenar, siis sinna mahub nagu väga korralikult. Aga võilill? Võilill tuleb ise. No see on igal pool ise, aga multsida. Võilillega on üks see asi, mida ma ka iga kord ei väsi ütlemast, et praegu on ülihea aeg, kui te leiate omal sellise hea võilile koha, hakkab üks üles tulema. Katke too võilill 1,5 meetrise põhukihiga ja jätke ta mingiks kuuks ajaks sinna. Too võilill hakkab sealt nagu läbi kasvama ja ta läheb valgeks, no enam-vähem pleekib ära ja ta on ülimaitsev salat. Aga mul on kõik kohad võilill. Siis kata mingi toidu. Võhku ka ei ole või? No midagi muud ikka leiab, lehti. Midagi, ja siis isegi vaipad. Ei saa pool hektarit katta. No siis tuleb lihtsalt ära teda kasutadagi niimoodi, et kogu aeg, või siis on teine teema, kui üks taime nagu liik väga vohab, siis see näitab seda, et seal on maal mingi tasakaal paigast ära. Tavaliselt looduses on mitut liik, väga mitmed liigid ju koos on ju. Sellist monokultuuri loodus ei armasta, et see tähendab seda, et seal on nagu maad vaja parandada. Aga ma tahtsin küsida, aga seal peenarde vahel katteks, ma ei tea, mungalill või aga näiteks sellised, mis ei ole toidutaimed, aga nad on nagu ilusad ja mida ma näen ka, et kasvatatakse peenarde vahel, et a la peiulilled, pungisõled. Ja. Sest neil ongi vaata seesama funktsioon, peiulill igal juhul meelitab ka kahjureid, eks ju ligi. Siis moonid saab väga hästi ära multsida. Korraks tõmbab, eks ju, need õieilu ja kõik need putukad, aga siis tõmbad selle maha. Ja tal on ka see, et ta tuleb suht vara, et ta katab, ta hakkab võistlema seal mingi naadiga. Et moon on kindlasti üks, mida ma soovitan. Siis võib tatat tuua veel ka. Lihtsalt peoga külvata igale poole laiali. See on sama toor tatat. Korraks võib idandada ja siis viskata. Ja kes tahab, lina, muidugi keerispeal, kõik need on täiesti nagu okei. Ja just need, mis hakkavad iseennast ka külvama lõpuks, eks ju, tataraid saab ära, seme kukub maha. Et sa ei hakka seda sealt korjama, vaid lasedki tal sinna maha kukkuda. Ja sealt tulebki nagu see eelis, et kui sa seda maad nüüd enam nagu niimoodi massiivselt traktoriga ei künna, võib-olla hardid on vaja läbi niimoodi kobestada, siis kogu see taimede mass, mis sa oled sinna külvanud, väga paljud hakkavad ennast ise külvama, nagu saialill, eks ju. Ja sul on juba väga palju tööd ju vähem. Ja siis hakkab see muutuma järjest mitmekesisemaks, sest tegelikult see võtmesõna ongi mitmekesisus. Et sa võimalikult nagu imiteerid looduslikku ökosüsteemi, kus on väga palju taime, eks ju, koos. Ja sinepiga ma oleks ettevaatlik, seda on küll väga lihtne ja see on väga kättesaadav. Aga kui te hakkate mõtlema, et mis taimi te endal aias kasvatate, siis pooled nendest kuuluvad samasse sugukonda. See tähendab, et need tarbivad täpselt neid samu ressurssi ja täpselt samad kahjurid on, et teie, kui te panete, ma olen ka külvanud seda sinepit, et kui te külvate selle sinepi, siis te sinna need rukkkolod, kapsad ja kõik asjad, need ei sobi sinna järgmisena istutada või külvata. Et te peate nagu vaatama, et need oleks, kui te niimoodi massina panete mingit asja, et siis te tekitate sama asja, et ei saa sinna nagu panna samas sugukonnas taime. Jah, ma sellist massina, jällegi ma väldiksin sellist nagu monokultuurset asja, et sa võid teha ühe porgandirea, aga pane siis vahele näiteks porrusid või mingisugust küüslauku, tibulat on ju. Et tee siuke nagu külvisegu, midagi hernelist, eks ju, midagi sellist, ma ütlen, koriander näiteks, üks siuke tore taim, mis ka ei lähe nagu invasiivseks,
näiteks, aga saab ise külviga hakkama, mis lõhnavad hästi, ehk siis võimalikult sihuke mitmekesine. Ja siis mul on endal selline kogemus ka, et oleks nagu segamini 1-aastaseid taimi ja mitmeaastaseid taimi, et nagu tood natuke püsikuid ka, aga lasedki nagu niimoodi, et see hakkaks ise nagu toimima lõpuks. Ja siis on see selline kihiti istutamine ka, et sa paned nagu eri kõrguses taimi. Ühed, mis on kattetaimed, klassikaline, maasikas katab, sinna vahele paned mis asja? Küüslaug on ju. Näiteks kartul katab, vahele paned mille? Uba. Üks on katte, üks läheb kõrgemale, et see on selline hästi klassikaline. Mul on üks küsimus selle külviala kohta, et sa enne ütlesid, et jah, et umbes, et seda kultiveerid seal siis ja alguses. Jah, aga kui mul on sihuke maa nagu siin Tiial on, eks ju, kuidas ma saan endale sinna selle külviala? Et mul oleks normaalne muld ja et kas ma enne siis ikkagi kasvatan sinna ka peale nii-öelda selle permapeenra põhimõttel seda kihti kõigepealt, mida mul siis on, mida ma saan siis harima hakata. Kas sul on see nagu söögis mingi heinamaa moodi? No jah, näiteks mul on näiteks konkreetselt nii, seda ma tegingi, et ma lasin siis sügisel natukene liigutada ja siis kevadel natuke liigutada ja siis lihtsalt panin kartuli peale ja vaadata ise, kuidas saab ja isegi täitsa sai, täitsa korralikult, aga ma mõtlengi, et aga kui ma tahaksin sinna mingit siukest see kartul on sul juba ära olnud, siis ta ei ole ju sul enam hein, et siis sul juba on juba sinna päris hea panna. Tahab pehmet panna esimene aasta kartul, mul on see toiminud. Seesama maa siin, ma ikkagi lasin alustuseks selle põllu üles künda. Ja lasin ka vist sõnnikut siia tuua, et sõnniku ja siis üles künda ja korraks ära harida ja siis ma panin esimene aasta, mul oli kõrvits oli siin. Ahah, sul oli see kõrvits. Ja selle kõrvitsa mõte oli see, et ta lämmatas ära kõik need umbrohud ja ma ikkagi käisin ja püüdsin nagu ikkagi välja korjata ka neid umbrohte, et ta ikkagi lämmatakski ära, enne kui see kõrvits kasvama hakkas. Ja järgmisel aastal ma olen siia toonud seda kõike, mis mul vähegi on, lehti kõike siia sisse seganud, et ta muutuks selliseks õhuliseks. Et see ei olegi, ühe aastaga ei juhtugi, esimene aasta ei olnudki nii hea see maa. Nüüd ma näen, et ta hakkab järjest paremaks minema. Mida rohkem ma siia seda varandust peale ja sisse toon, seda paremaks ta läheb. Põhimõtteliselt väikse külviala saab teha ka nii, et samamoodi, et võtad mingi papi või lina või millegagi ära ja paned kihi seda kõdusõnnikut või mulda või midagi peale, et siis järgmisel aastal ta on juba siis... Või seesama, et sa sügisel paned need puulehed, viid sinna, katad kinni mingi koormakatte või mille iganes, vana vaiba või mida iganes sul on, et siis seal all tegelikult kõduneb see kõik ära ja sul on, võtad selle katte ära ja sul on kohe olemas nagu väike, see on nii suur, see kasvuhoone, et sa võid juba mõne inimese aiamaa on sama suur. Et ma soovitaks seda, nagu Tiia ütleb, et ma soovitaks seda tekstiilimultsi. Et teedki näiteks niimoodi, et paned sinna alla mingisuguse hea kivi midagi, tekstiilimultsi paned peale ja sinna sisse võid sa ka kartulit panna, nagu varajase kartuli näiteks katad veel katteloorib ära ka. Et sama, et tõesti, et kui on nagu suurem aed juba ja tõesti sa näed, et sul ei käi jõud üle, sa ei jõua kõike kündega teha, siis tõesti selline nagu mingi asjaga katmine, aga ma ei soovitaks koormakatet, see on nagu nii habras, et sealt hakkavad taimed läbi kasvama, et midagi nagu tihkemat, konkreetsemat. Näiteks seesama, ütleme, tekstiilimultsi ja mina panen autorehved, et see puhtan sinna peale niimoodi, et ta ei lähe lahti kuskilt, sest taimed hakkavad üles tõstma. Et selliseid nagu kombineeritud asju, aga selle mõttega, et mul on mingi ala, mida ma praegu teen ja kasutan ja siis mingi ala, mida ma hakkan näiteks järgmine aasta tegema, mis on juba kaetud ja võimalikult siis nagu sinna kõrvale nagu süsteemselt, et me kohe saame seda näha, seda Tiia nagu seda lähenemist, et alustan kusagilt, siis vaikselt teen nagu edasi, samal ajal juba kasvatan esimestes ja viimased on siis need kompostialad, kus mida me siis täidame, eks ju, kogu aeg. Kas sa teed see aasta midagi sellega nüüd siis või ootad? Selle kasvuhoone alal. Tomatimaja. Tomateid täis kõik. Aga ei kaeva, lihtsalt võtad augu ja paned? Ei, ma arvan, et ma ikkagi freesin need puulehed siia sisse. Jah, sest just selle jaoks, et ta veel kohevamaks muutub. Seda, kiirendada seda looduslikku protsessi.
et võib-olla selle aasta-paari pärast, siis mul ei ole enam vaja. Et lihtsalt seda rohkem siia sisse veel viia. Aga sa lihtsalt selles mõttes, kui sa tomatid paned, siis sa kaevad siia lihtsalt augud siia samasse sisse. Põhimõtteliselt ma võiks ka lihtsalt nii, et ma tõmban selle eemale ja istutan nad siia sisse. Aga kuna ta on ikkagi nii savine, veel nii savine, siis ma tahaks, et need puulehed läksid siia sisse ja mul on lambavill tuleb siia peale. Tõesti see lambavill, et kellel nüüd seda võtta on, et see mul läks enne meelest lisada, et tõesti, et selle lambavillaga võib siis katta neid külvialasid ja siis seda kasvuhoonet. Ja isegi on olemas need lambavillagraanulid, ikka väga peen toote. Nagu jumal tänatud, et keegi on hakanud Eestis väärindama seda villa, mis niisama ära visati. See mees ütleski, need ongi nagu põhimõtteliselt pesemata lambavill, mis on nad teevad seda. Selles mõttes, et sul võtad villaku, siis sellega on nagu keerulisem võib-olla majandada, et pudistada on lihtne, aga samas muidugi lihtsalt lambaseljast võtad villa, siis sa ei pane sinna mingit energiat, et sellest saada mults, et graanuli jaoks tehakse. Nii paljud lambakasvatajad on hädas, et kuidas selle villaga. Targad lambakasvatajad ei ole hädas ja panevad selle oma põllu peale selle kuhugile künnavad sisse või mis iganes, et see teadlikkus tuleb järjest, sest ta põhimõtteliselt aastaga kõduneb mulla sees ära. Mitu aastat. Ei no selles mõttes, kui ta on peal, siis ta kõduneb mitu aastat, aga kui ta on sul sisse küüntud, siis ta on järgmine aasta ei ole seal enam midagi. Nojah, see oleneb. Ta päätab ju. Aga on kellelgi kogemust on kahjurite vastane omadus ka neid lambavillal? Väidetakse, et tigusid peaks lambavill. Teol on seal raske roomata. Aga pesemata lambavill peaks kitsasid ja neid ka. Ütleme nii, et kasvuhoones, nagu kui mõni ütleb, et mügridega nagu on väga hea, siis üldiselt mul on ka kasvuhoones. Thank you.